Tere tulemast Targa Tehnika kodu järgmisse episoodi. Minu nimi on siis Simo Soop, olen Vihuri Agris müügiesindaja siis kommunaal aiatehnika ja minuga täna saatekülaliseks on siis Janno Broberg, materjalikäitluste tootejuht. Tervist kuulajatele. Kus meid siis kuulata saab? Teeks kõigepealt väikse reklaami. YouTube'is oleme kõik kuuldavad, SoundCloudis ja loomulikult meie kodulehel ka. Tänane saade siis võtame kokku siis juba eelnevalt, pole nüüd juba 2 aastat juba äkki maamessi toimunud ja räägiksime siis lahti, millega meie siis maamessil väljas oleme. Maamess toimub siis 21–23 aprill ehk siis suurusjärk 6 aja pärast ja asume meie siis platsi peal VP56. Ja Tartu linnas, kes veel ei tea, kus asub. Täpselt nii, et kuna maamessi pole 2 aastat olnud, et siis ihaks juhuks märgime ära, et Tartu linn. Türile ega Jõgevale pole mõtet minna. Ja vähemalt sellel ajal kindlasti mitte. Mis me siis näitame? Näitame kindlasti siis John Deere'i, näitame uut Villet 475 Delta sarja, millest siis Janno pärast väikse kokkuvõtte teeb ja siis meie uustulnuk SIP heinatehnika. Sellest samamoodi siis Jannoga räägib. Aga hakkame siis pihta kõige väiksematest asjadest, mis meil siis saadaval on. On siis Sabo aku väikene sari ehk siis akutooted, millesse siis kuuluvad siis mootorsaag, trimmer, hekilõikur, lehepuhur ja kõige suurem asi akutoodetest on siis väikene muruniduk. Et ma räägiksin siis need masinad natukene nagu lahti, millega tegemist nagu on. Ehk siis kõik need seadmed, mis ma siis ette lugesin, neid kõiki saab käidelda siis ühe sama akuga. Akud on suured, 6 amprised ja selline suurusjärk, mis me siin ise oleme testinud, siin oma töötajad on koju võtnud, proovinud, katsetanud, olenevalt seadmest, umbes circa 45 minutit saad sa sellega järjest tööd teha. Siis on aku laadimine, aku laeb umbes sama palju, 45-50 minutit ja siis on jälle võimalus sul 45 minutit nende seadmetega töödata. Võtaks siis kõik, käiks korraks läbi, mootorsael siis 2 erinevat latipikkust kaasas, hästi lihtne seda latti vahetada, võtmed asjad kõik on kaasas ja põhiline ongi see, et akutoode ei ole vaja mingisugust segu bensiini kuskil valada ja saavad naisterahvad ka oma 2 oksakest ära saagida, et hea kerge käes hoida, väga mõnus temaga töödata. Kas me seal ka oksakesi lõikame näiteks proovimates? Lõikame, Janno. Et me saame neid kõike seadmeid, me teeme väikse sükse stendi, et seal me saame puid saagida, väikse trimmeri töö ära teha, et saab näha ja katsuda ja kõik on ohutu, nii et me ise jälgime, et keegi kuskile keti vahele ei jääks. Järgmisena võtaks siis trimmeri. Trimmer on siis 2 käe trimmer, nimetatakse, et 2 käega hoiatas siis kinni, rihmad kaasas, eraldi peana käib siis veel otsa siis selline ketas, millega siis kõrgemat rohtu niita ja ka väikest võsa, et korralik võimas ja nii palju kui nuppu vajutad, nii palju siis pöördeid tuleb, et alati ei pea seda põhjas hoidma, et sellega lihtsalt pikendate oma seda aku iga. Hekikäärid, minu lemmiktoode, hea, mugav seda kasutada selles osas, et saate seda käepidetust keerata igatepidi. Ohutuslüliti on ka kogu käepideme ulatuses, ehk siis mõnusalt sa ei pea ühest kohast kinni haarama, vaid saate ükskõik kus te käe panete, läheb siis hekikäär tööle. Olenevalt pöidlast, minu pöidla jämedusi oksasid lõikas naks ja naks, nii et ja kõike seda 45 minutit, et mina võin oma heki pealt küll öelda, et seda, mis tehti ennist siis kääridega, oli 10 minutiga minul see hekk lõigatud ja sellel aastal juba ootan, kui nüüd lumehunnik ära sulab, et saaks uuesti minna seda proovima. Kindlasti teeme Saboga ka selliseid kasutajavideosid, sellel aastal on kindlasti plaanis. Ja viimane asi siis lehepuhur. Lehepuhurit saab siis loomulikult lehtede puhumiseks kasutada, aga ise kasutasime siin ka talvel masinate pealt kergemat lund eemaldada, et väga hästi nagu toimib. Ja ka kombainipäeval oleme kombaini sellega puhastanud, nii et see ei ole ainult mitte lehepuhur, vaid tegelikult puhur, mis kasutatakse majapidamises rohkemgi veel.
et jah, ja kõik need seadmed siis kõik ühe sama akuga ja siis kui muruniiduki juurde tulla, muruniiduk on siis 41 sentimeetrit lai, hästi lihtne samamoodi teda kasutada, ta on hästi kerge, noh, meesterahvas võtab ühe käega, naisterahvas võtab kahe käega ta kinni, kõrgust reguleerida ühest nupust, hästi lihtne, saab siis jätta muru siis maha või saab koguda, et selline väga, väga lihtne, kerge ja mis kõige tähtsam, vaikne, et saate kohe pühapäeva hommiku kell 8 hakata niitma, nii et naaber ei teagi veel, ei lähe riidu temaga. Ja sabo juurde veel siis, kui me nüüd bensiinimootorist räägime, siis ka eelmises saates rääkisime muru õhutajatest, seal on siis 2 masinat, väiksem ja suurem, ehk siis 38 PV mudel, kodukasutaja mudel, mis siis ka paljudes rendifirmades täna saadaval on, temaga on siis lisavarustusena võimalik samamoodi koguda, sammalt eemaldada ja siis on ka selline profimasin 45-220 on siis natukene laiem, temal on siis 45 sentimeetrit korraga, 19 tera on tal all, suuremad rattad, ta on küll natukene raskem, aga samas ta kergem siis liigutada, lükata, et temale nüüd kogujat ei käi, kuna tema ongi siis profitöörist, tal on juba suurem siis ülekanderihm siis peaaegu isegi 3-4 korda suurem kui nüüd väiksemal, et see on sükene profitöörist juba teenuse tegijale, et kindlasti tulge vaatama need seadmed, kõik meil on seal väljas, et saab näha, katsuda, proovida, veenduda, et millega siis Sabo meid siis üllatab. Mis meil veel platsi peal on? Täiesti uus masin, mida me Eestisse ennem ei olegi ühtegi toonud, võib siis öelda, on siis 4M seeria. Ehk siis, kes siis teab, milline on 4R seeria, kabiiniga väike traktor, siis 4M tähendab seda, et ta on siis kabiinita, esilaadur on tal küljes ja 2 võimsuse hobujõuklassi, siis 52 ja 66 ja meil on väljas seal 52 hobujõuline masin koos laaduriga. Nii et täitsa uus, tulge kindlasti vaatama. Teine uudistoode on meil siis 2R seeria traktor, 26 hobujõuline kabiiniga. Selle me paneme välja siis Tehnika 5 meie keskusse Tartus, et seda saab siis tulla terve Maamessi aeg siis sinna kaema. Ja siis Maamessi platsil on meil siis vana hea 3E seeria, ehk siis 3. seeria traktor ka esilaaduriga. Ja uus mudelivalik temal juures siis 25 hobujõuline, et seal me siis näitame niimoodi, et paneme traktori keskele, traktori taga siis küljesaiskade küljes on kaevekopp, täiesti ilusat John Deere värvi, oleme siis sellel aastal teinud natukene eeltööd, ehk siis me oleme tellinud endale lattu, jäätmaniidukid, mullafreesid, kaevekopad ja kõik laaduriseadmed, mis on siis John Deere rohelised ja on laos kohe saadaval. Need kõik variandid toome me siis välja nii siis VP56 meie Maamessi platsile kui ka siis meie keskuses siis Tehnika 5. Et seal me siis komplekteerimegi need niimoodi ära, et on masinal siis küljes üks esimene seade, üks tagumine seade ja masina ümber on siis erinevad seadmed. Niidukid, jäätmaniiduk ja siis mullafrees tulevad meil selliselt firmalt nagu Muratori, samamoodi John Deere rohelised. Ja siis esilaaduri seadmed on meil firmalt Maxi ja seal on siis võimalik näha erinevaid, mida kõike küsitud on sükke 4 ühes kopp, millel siis nagu põhi avaneb, millega saab ka palke haarata ja sükseid pindamistöid teha. Siis on lumesahk, mis käib siis esilaaduri külge kohe ja siis on selline, et kopp on all ja haaratus on peal. Sellega samamoodi saab küljed siis võtta tal ära ja palki haarata, mis iganes. Et kõik need seadmed on meil siis seal väljas. Ja 3E on meil siis nüüd võimalus temale, kuna ta tuleb siis tehasest ilma kabiinita, on meil võimalus siis Mattevilt tellida temale ka kabiin peal, et kahjuks sellel aastal me seda Maamessi platsi peal seda kabiini näidata ei saa. Meil ei ole lihtsalt masinale, kabiin on küll olemas, aga me tahtsime 38 hobujõulisele masinale seda külge panna, aga need on täpselt tulemas paar päeva peale Maamessi, nii et siis me otsustasime, et kabiinis näitame pildi pealt. Mis siis veel? Enam-vähem saigi väiksematest asjadest kõik.
et ma arvan, et me teeme ühe väikse pausi ja siis Janno räägib edasi juba SIP-i tehnikast, mis meil seal väljas on, kus me oleme külge pannud selle SIP-i tehnika ja siis üldiselt asju veel, aga teeme siis väikse pausi. Tere tulemast tagasi Targa Tehnika kodu järgmist episoodi kuulama, et täna siis räägime, mis me siis maamessil väljas välja paneme ja annangi siis jutulõnga üle siis Jannole. Janno räägib SIP-i tehnikast natukene ja suurematest masinatest, mis meil seal veel väljas on. Palun, Janno. Jah, et see aasta siis alustame SIP heinatehnikaga, mis on siis Sloveenias toodetud ja vägagi selline innovatiivsed lahendused on nendel ja ka üheks messi naelaks on siis meil SIP AIR 350F vaalu teisaldaja. Ehk siis ta on traktorile ette monteeritav selline konveierlindiga siis hydrauliliste mootoritega käitatav vaalu teisaldaja. Ehk korjab vaalu ülesse ja viskab siis kas paremale vasakule küljele ja selle SIP AIR vaalu teisaldaja siis sellised nii-öelda omadused oleks siis vägagi selline painduv maapinda kopeeriv üleskorje, millel on siis sellise tagurpidi painutatud piid, mille tõttu siis ei korjata üles mulda ega muid selliseid heina rikkuvaid siis elemente. Ja miks seda üldse kasutada, vaalu teisaldajat ees rippes ongi nagu põhipoint ongi selles, et sa ei sõida siis traktoriga üle sellest heinast ja hein jääb puhtam, loomasööt on siis kvaliteetsem ja lisaks sellele on ka päris suur võimalik töökiirus ehk kuni 20 kilomeetrit tunnis siis on võimalik siis vaalu teisaldajaga teisaldada ja tootlikkus on 7,5 hektarit siis tunni kohta. Ja alates siis traktori võimsuses 120 hobujõudu. Meil küll on ta siis monteeritud John Deere 6R külge, ehk siis täpsemalt 6215R, mis on siis ka enim müüdud John Deere mudel siin traktorite lõikes. Et saab ka seda traktorit siis tulla vaatama. Ja lisaks sellele vaalu teisaldajale siis, mis on esikinnitusega, on olemas veel ka järelveetav vaalu teisaldaja, ehk nendega saab siis töötada nii-öelda komplektina ja siis on võimalik vaalu teisaldamislaius circa 9 meetrit, et mis annab juba päris olulise sellise ajavõidu ja töökiiruse. Aga need kahjuks on meil hiljem jõudmas peale maamessi, nii et saab hiljem tutvuda. Lisaks vaalu teisaldajale on meil loomulikult ka muud SIP-tooted, aga need on meil siis välja pandud Tartus Tehnika 5 keskuses. Meil on seal päris korralik valik liblikniidukeid, külgniidukeid, kaaruteid, vaaluteid ja need on siis meil keskuses ja võimalik, et paneme ka üllatuseks ühe seadme veel sellele 6R-ile ka järgi, mida siis näeb juba messiplatsil. Aga seda ei ütle midagi. Seda ei ütle, mis sinna järgi tuleb. Jah. Üllatus peab olema. Ja lisaks sellele on meil veel üks uus tootegrupp tegelikult, mida me oleme siin juba natuke aega müünud ja tegelenud ja mis on siis tööstuslikud generaatorid ehk siis Ville Power System. Nende eripära on siis see, et nad on käitatud siis John Deere mootoritega ja võimsused on siis alates 36 kuni 676 kilovatini. Ja nad on siis püsimagnetgeneraatorid korpusega, ilma korpuseta saab neid. Ja esimesed ühikud oleme me juba müünud ja ka messiplatsi siis üritame siis voolu tuua siis ühe meie selle generaatoriga, ehk siis seda saab ka lähemalt vaadata ja siis katsuda ja uurida ja nii edasi. Nii et sellel aastal selle voolu, mis me ise ära tarbime, siis tuleb meie enda geneka pealt. Ja üritame siis seda müüki ka rohkem siis käima tõmmata ja oleme ka siin tellimas nüüd siis lattuga ja siis laiemat valikut mudeleid.
ja lisaks eelnevale on meil veel üks tootegrupp, kus on siis tulnud ka uusi mudeleid, ehk siis Ville kommunaalmasinad. Ja siin just järgmine nädal on meil saabumas siis uus Ville 4. seeria mudel, Ville 475 Delta, mis on siis enim müüdud Ville mudel ja kõige populaarsem ka Eestis siin. Esimese mudeli me juba müüsime jaanuaris maha, läks nagu soe sai, tuli lattu, 2 päeva pärast andsin kliendile üle, et jõudnud isegi vaadata. Et nüüd siis loodame, et saame ka ise nii-öelda tutvuda rohkem masinaga, mis meil lattu tuleb ja loomulikult kliendid, kellel on demosoovi, andke teada, tuleme näitame ja olete teretulnud siis ka tutvuma selle Ville uue mudeliga. Et selle Ville mudeli ka, kui mahub, paneme platsi peale, kui mahu, siis on ta meil tehnika tänaval, siis tehnika 5 Tartus näha ja katsuda ja proovida. Just, et vaatamist on mõlemal pool, et rohkem on siis meie tehnikat siis meie oma keskuses ja lisaks sellele on meil ka platsi peal siis huvitav selline tasakaalumäng, mida on siis vanemad olijad või siis sellised tihedamad messil käijad on meil juba varemgi näinud. Ja kõik võivad osaleda, kes julgevad sellega proovida, nii et ja mis kõige tähtsam, kõige kiiremini tasakaalu ajav inimene, teeme see üks väikse pingerea, paneme nimed kirja, nagu ka eelmine aasta motomessil võidab Sabo lehepuhuri väärtusega 419 eurot käibemaksuga koos akuga juba. Ja, et väga korralik auhind ja muidugi see ikka nõuab suurt sellist, ütleme niimoodi, keskendumist, julgust ja ikkagi sellist tahet võita, et selle tasakaalu harjutusega seal toime tulla. Just. Ja mis meil seal platsi peal siis veel on? Meil on väga suur brändipood, kus me oleme varunud siis igasuguseid erinevaid John Deere logodega riideid, pusasid, särke, mänguasjad loomulikult, väiksemad, suuremad, peale istutavad elektrimasinad lastele, et neid saab seal kõike näha, katsuda, proovida, et ka see brändipoodi kindlasti tasub tulla vaatama, et seal on sellist kaupa, mida ennem ei ole ja meil juba praegu varuosamehed tegelevad selle komplekteerimisega, nii et kindlasti tuleb äge telk sinna. Ja siis ega võtamegi enam-vähem otsad kokku, kindlasti siis VP56 Maamessi platsil oleme me olemas 21–23 aprill, see on siis mõne nädala pärast juba ju. Ja siis meie keskuste info võib-olla ka, et oleme siis Jüris, Türil ja Tartus, Jüris Rukkide 6, Lehmekülas, Türil siis tehnika 9 ja Tartus tehnika 5, et nii vägevad on mõlemad tehnika tänaval. Ja messi ajal siis on ka meil Tartu esinduses ikkagi väljapanek väljas ja inimesed ka, me jagame nii-öelda siis oma inimesed ka niimoodi ära, et on mõlemal pool on kogu aeg keegi olemas ja saab siis tegeleda siis teie küsimustega ja päringutega. Ja kindlasti külastage ka meie e-poodi, mis on siis 24 tundi avatud, seal on siis kogu Sabo tootevalik, juba vaikselt hakkab ka murutraktoreid seal juba paistma, et mõned tarned jäävad natukene kahjuks hiljaks, aga õnneks täna tulime, siis oli täitsa lumi veel maas, nii et natuke läheb veel aega selle esimeseks murulõikuseks. Ja kõik need brändikaubad peaksid olema ka e-poes ilusti saadaval. Täpselt nii, et võib-olla seal messi ajal on võib-olla see valik isegi natukene suurem ja hinnad ka, loodame, et paremad. Ikka messi hinnad. Ja nagu ikka, et ostad 2 suitsuvorsti, saad 3. peale kauba. Aga siis tõmbame otsad kokku ja kohtume juba Maamessil. Et kohtumiseni.